Tervist! Tervist! Rael Viirsalu. Mina Hind. Paneme teiega. Episood 13, 14, 12. 13 vist. Hea küll, praegu ei oska öelda, aga küll ta tasapisi, kui me ülesse paneme, siis tulevad kõik üksteise järgi. Eks see pealkirjas on. Nii. Ja nagu ikka, alustame videot ühe hingetõmbega. Nii, paneme teiega. See on väga hea maha rahuneda iga kord. Kui midagi tähtsat ette tuleb. Üks väike lihtne asi võib parema tulemuse teha. Nii. Et ma nagu alati siis alustaksin sellest, et mis ümberringi sünnib, mis meil siin eriti sünnib Eestis, võib-olla ma selle peale veel rohkem tähelepanu pööraks kui tavaliselt. Nii. Ja ma loeksin siis kõigepealt ette ühe viimase oma kirjutise Eesti kohta nimelt ja eestlaste kohta. Me oleme külmas, me oleme pimedas, me oleme sõjas, millel ei paista olevat lõppu. Sõjas omaenda võimuga, sest me pole osanud seda ikka veel paika panna. Jah, me oleme ise oma kannatustes süüdi. Me oleme orjakari, kes ei tea veel midagi vabadusest ega oma õigustest. Normaalsele elule. Sina kannatad, aga teised võitlevad. Kui kaua see kõik võib niiviisi veel edasi kesta, ütle mulle. Kuni keegi otsustab oma enda kätte selle võtta ja midagi teha ehk keegi rahva seast otsustab hakata juhiks, mis on haruldane nähtus, aga nagu ikka ma jälle mainin, et meil on siin maailmas vaja juhte, kes julgevad tuua muutusi esile ja millegi nimel võidelda, mitte lihtsalt vaikida ja lasta kõigil juhtuda, mis tuleb ja minna kaasa. Ärme ole lihtsalt käpiknukud, vaid vaatame äkki mõni meist julgeb veel juhiks ka saada, et ma loodan väga, et Eestisse tuleb esile hulgi uusi juhte, kes tõesti nagu toodavad väärtusi, mitte ei lüpsa väärtusi. Ja nagu sa väga ilusti ütlesid, et maailma viga ongi, inimkonna viga ongi selles, et meil on veel tõepoolest vähe neid juhte, kes julgevad olla eesotsas, julgevad võidelda, julgevad minna ja panna asjad maailmas paika. Ja võib-olla siis ma loeks ka paar asja veel ette, mis on seotud nagu selle sama luuletusega, mis ma teile lugesin siin praegu, 5 Isamaa kõnet. Number 1. Kui me ei suuda saada lõpuks rahvaks, siis me hukkume niikuinii. Ja rahvaks me saame saada ikkagi ainult siis, kui me tõepoolest suudame, kui Eesti rahvas suudab välja sõeluda õiged juhid. Aga õiged juhid me saame tõepoolest alles siis välja sõeluda, kui meil on näiteks ka uus valimisseadus. Mitte lihtsalt, et rahadega me ostame kõik endale kohad seal Riigikogus ära, vaid ei, et oleks
isikuvalimised, et ei oleks 5% seal eespool, et siis saadetaks maakohtadest ja valdadest ja küladest ja linnadest saadetaks siia võistlema Tallinnasse parimatest, kes sobiksid kõige rohkem juhiks ja keda te ise tunnete nendes maakondades, maakohtades. Just tegude järgi inimesed. Täpselt, et püüame leida püüame leida Eestis maakondadele juhid, et iga maakond võiks otsustada endale uue juhi, mitte lihtsalt, et mingi uus nägu kusagil ilusa plakati peal ja lihtsalt, et mingi number ja muud ja midagi ei tea temast, et ikka kedagi, kes on tuntud ja tükk aega olnud tuntud ja teab, et ta on väärt tegelane ja tõesti, kes on nõus ennast seda maakonda esitlema, olla esindaja. Eesti esindaja, täpselt Eesti rahva esindaja ja võitlema koos rahvaga. Eestis võiks olla tükki haaval võiks olla esindajad, iga Eesti tükike võiks olla igal esindaja, nagu näiteks maakonnad ja need, et igas maakonnas on oma esindaja ja siis saame igal pool paika need probleemid, mis meil on siin nii pimedusega kui ka külmaga ja kõigepealt Eesti inimene peab olema esikohal. Eesti rahvas peab olema esikohal. Nii nagu on see praegu, on see sõjas, Ukraina rahvas on Zelenskil esikohal ja mitte keegi teine, tema iseseisvus, see, et inimesed läheksid ja julgeksid võidelda vapralt, see kõik on väga tähtis ja see sõltub juhtidest. Jah, et inimene julgeks ikka võtta vastutust ja see vastutus ei ole nii õudne, kui paistab, et vastutus on arvatavasti kasulikum kui lihtsalt vastupidi. Lihtsalt istuda paigal ja nutta ja halada, et miks meil on nii paha. Ei. Vastutusega tuleb kaasa areng, et see ongi viis, kuidas elada, on lihtsalt olla mugavustsoonist väljaspool ja seal leiabki kõige rohkem arengut. Nii juhid mugavustsoonist väljaspool kui ka rahvas, eks ole, mõlemad koos, ühes koos. Julgustame üksteist, innustame üksteist tegutsema ja lihtsalt areneme koos, ja kõik Eesti nimed, sest et meie elame siin ja see on meie vastutada see maa, kus me siin elame. Kindlustame oma kodu. Ja loodust, oma kodu, kõike. Ja hoiame oma ressursid ja hoiame oma ressurssidel silma peale ja ei lase neid ära varastada kellegi, eks ole. Ei lase oma metsasid maha raiuda ja ei lase kellelgi siia tulla ja nagu tahetakse praegu maailmas on ideed, et teha üks suur riik, üks suur rahvas, üks suur usk üle maailma igal pool ja vähendada siis inimkonda. Kuidas nad seda pole ütelnud veel need suured korporatsioonide juhid, kelle käes on peaaegu kogu maailma rahad. Ja nemad saavad kõik ära osta ja nemad saavad kõike teha, ka riigid ära osta, aga me ei lase neil seda teha, nagu praegu toimub. Võitlusega me saame kõik läbi viia, ühise võitlusega, Eesti nimel, eks ole, saame asjad paika panna, teisiti ei saa. Üks kõigi ühe eest, et seisame üksteise eest, et oleme toeks üksteisele ja mitte lihtsalt ei tugine üksteisele ja lihtsalt ei süüdista teisi kogu aeg, et teised on kõiges süüdi, mis meil toimub. Võtame vastutuse enda peale. Ja, täpselt. Hakkame tegutsema, mitte lihtsalt ei mängi ohvrit ja ootame, et keegi maksaks kätte kellegi teised, et ja kes kõik on olnud, et kes meie kangelased on olnud suurimad, on aeg need välja tuua, vabadussõdalased, kes
ka koolinoored läksid ja võitlesid Eestimaa eest suure Venemaa vastu ja võitsid neid. Ja Tartu rahu pandi paika ja seda taheti hiljem hakata ära andma venelastele, aga ka selle eest võideldi, et Tartu rahu ära ei antaks, sellepärast et see on Eesti riigi alus. Ja kogu Eesti riik on selle peale üles ehitatud, aga hakkame austama neid inimesi, kes on väärt kõige rohkem olema Eesti kangelased, eks ole. Ja me ei teagi neid, kes need on. Me kummardame siiamaani ikkagi valesid, neid, kes on reetnud Eestit, kes on maha müünud Eesti ja nii edasi. Me pidevalt teeme seda, aga aitab. Sest et siis noored ka ei saa aru, et mida on vaja siis Eestimaa jaoks teha, et kuidas käituda siin elus. Eks ole, kas teha kangelastegusid või reeta hoopis maha müüa Eesti. Üsna paljud on üsna eksinud, mulle tundub, et... Ja sest et keegi ei tea enam, mida teha. Ei tea, keda usaldada ja lihtsalt nad lihtsalt annavad alla, nad ei ole nõus midagi kuulama ega midagi lihtsalt nad lähevad kaasa sellega, mis kõige populaarsem on. Ja rikkuse ja rahaga ja nii edasi, aga nagu me näeme praegu ka selles kriitilises olukorras, mis maailmas on, et see rikkus ja raha iseenesest veel ei lahenda mitte midagi, vaid lahendab ikkagi see, kui me läheme ja tõepoolest võitleme millegi nimel. Kas siis vaimselt võitleme, kultuuriliselt või siis otseselt relv käes, kui keegi tuleb meile kallale. Eks ole? Eks need ekstreemsed õhtusid peab ka valmis olema, kus tõesti peame nagu me näeme maailmas. Relva kätte, et näiteks ma siin lihtsalt mainiksin midagi huvitavat, et kui paljud teist kallid kuulajad olete võimelised kaitsma enda kodu ja seisma oma kodukandi eest, et kas te olete valmis võitlema või lihtsalt mängite ohvrit ja lihtsalt lasete tulla ja võtta üle, et kas te olete valmis kasutama teatud vahendid, et kaitsta oma kodukanti, kui tullakse ja valutatakse. Et kas teil on vahendeid, köögis kindlasti, aga kas te oskate ehitada midagi, et soovitan ka sükest asja kaaluda, et ajad on siuksed, kus ei ole päris kindel, mis järgmine päev tuua võib. Ja ärme süüdistame, tähendab seal neid erakondi isegi selles mõttes, et ka erakonnad tähendab nendega on niiviisi, et nad saavad ju meie endi taskutes saavad raha selleks, et seal üleval olla ja meid siis meie üle valitseda. Et püüame siis muuta seda olukorda, kus on valed inimesed eesotsas või kes siis ainult tänu oma rahadele sinna on ülesse saanud, sellepärast, et ikkagi on tähtis see, et mida üks või teine erakond siis tõepoolest lubab ja viib läbi ka neid oma lubadusi või nagu me ennem rääkisime, et me tunneksime neid inimesi, kes sinna ülesse saavad. Ja see usaldus tuleb tagasi saada, sest et praegu me ei usalda ju mitte kedagi, kes seal üleval on. See ei ole kuigi läbipaistev ega midagi. Ja ta peab olema läbipaistev ja kes on midagi halba teinud, siis peame seda otseselt selgeks tegema, kes mida tegi. Või siis, kui keegi on midagi väga head teinud, siis ka seda selgeks tegema ja tõepoolest neid inimesi siis edendama ja juhtideks välja pakkuma. Täpselt varsti tulevad valimised ja siis me peame jälle, tähendab, küsimus on selles, kuidas seda valimisseadust muuta. Just nimelt, sest et kogu aeg me valime seda, neid inimesi sinna etteotsa ja meil ei olegi õiget valimisseadust õieti, sest et seda saab kogu aeg muuta, seda valimisseadust. Kas me teeme siis läbi interneti selle valimised, eks ole, nagu me viimane kord siin tegime, või siis
me ei lase inimestel isegi kastidesse oma sedeleid visata, eks ole, mida ma isiklikult nägin näiteks. Ma hiljuti kuulin, et sellist ütlust, et vist Stalin rääkis sellist juttu oma raamatus või kusagil, et kui võim ei ole rahva käes, kes annavad oma hääli, vaid võim on nende käes, kes loevad neid hääli. Siis loetakse neid nii, nagu parajasti mingi grupp rikkureid seda soovib, sellepärast, et tihtipeale võim tähendab inimeste jaoks ainult seda, et ma saaksin endale suure rikkuse seal üleval, kui ma istun Riigikogus ja saan seal palju raha, suurt palka. Aga kui Eesti lõi oma riigi, kui Eestis loodi oma riik, siis nad ei saanud niisuguseid palka, nagu praegu saavad need seal üleval kõik. Vaid alati tuleb vaadata vastavalt sellele, kuidas rahva hulgas inimesed saavad palka, nii tuleb ka üleval Toompeal hakata seda palka maksma. Mitte nii, et ühed, eks ole, on seal pool näljas või nagu praegu on siin, et poodidest sa midagi siin õieti kätte ei saagi enam toitu ja ei saa normaalselt süüa, ei saa normaalselt elada, ei ole sul siin puid, näiteks sa ei saa osta neid, sest need on liiga kallid või elektrit ei saa osta, sest see on liiga kallis ja nii edasi, nii et tuleb kord majja lüüa. Kõik on võimalik soodsalt teha ja eks puid on võimalik koguda kokku ka puidujääkmeid ja näiteks tihtipeale ümberringi visatakse minema lihtsalt prügimäele, et hunnikud puitu ja lihtsalt tuleb silmad lahti hoida ja ressursse korralikult jagada, et ressursse jagatakse väga ebaefektiivselt. Et lihtsalt meil on ressursse tohutult palju tegelikult, aga lihtsalt keegi ei juhenda neid ressursside käsitlemist. Et seal lihtsalt visatakse kõik otse prügimäele ja mitte mingit, seal on tohutult väärtuslikke ressursse, lihtsalt visatakse minema. Mis saab läbi töödelda, ja isegi bensiini saab teha, eks ole nendest asjadest. Diislit ja kõik asju. Et lahendame need asjad ära. Puitu, toitu, kõik asju on võimalik, et kui suvel me saaksime iseenda mõne ruutmeetriga saaksime oma enda aia teha, kus me saame suure koguse toitu teha, me ei pea lihtsalt porgandid või kartulit panema, et need poed maksavad ka vähe ja et saaksime teha küüslaup või midagi hinnalisemat, et me saaksime müüa pärast, mis säilib kaua, mis on kasulik. Tervisele, jah. Ja kunagi ma kirjutasin siis 5 Isamaa kõnet, et võib-olla kuna ma alustasin siin oma luuletusega, siis ma natukene nimetaks ka need punktid siin ära, et mis oleks Eesti rahva eesmärk on võib-olla tõesti uuesti nüüd saada rahvaks, aga rahvas tähendab seda inimesi, kes hoiavad kokku, mitte lihtsalt, eks ole, igaüks eraldi ja see ei ole rahvas. Me peame muutma oma suhtumist rahvasse ja rahvas on tõepoolest kõige kõrgem jõud, aga ainult siis, kui nad kokku hoiavad kõik. Tulevad kohale. Kas keskmine Eestil on nüüd, sa tead ka, milline ta Eesti hing on? Milline näeb välja Eesti hing, mille eest nad seisavad? Mida see tähendab, kui nad seisavad Eesti eest? Kas nad teavad ka, mille eest nad seisavad, kui nad ütlevad, et nad seisavad Eesti eest? Mida tähendab Eesti neile? Ja, et meil on ka see kultuur on väga-väga alla käinud ja tõepoolest praegu on niiviisi, et kõik kogu kultuur, nii kirjandus kui ka kunst, sest et ma olen ka käinud seal näitustel ja nii edasi ja vaadanud neid asju ja nad ei kõneta enam meid, välja arvatud mõned üksikud. Nagu ma olen nimetanud siin Terje Ojaver, kes tõepoolest julges teha otseselt Karvase eluka, elajas oli see tema siis
figuur, mille ta välja pani, karvane elukas, kes näris siis inimeste konte, tallas nende luude peal ja nii edasi. Ja nii võib ka siin elus tulla, kui me vaatame natukenegi ringi ja nii inimestel peaks olema selged, täpselt nii nagu me ise oskame oma asjad siin paika panna ja oskame võidelda iseenda eest, niisuguse elu me endale saamegi. Ma olen kuulnud sihukest illustratsiooni, et meil üsna kergesti võib tulla tulevik, kui me lihtsalt laseme juhtuda, mis juhtub ja mitte midagi ei tee, et lihtsalt oleme käpikud edasi ja keegi midagi ei julge teha, et siis võib juhtuda sihuke asi, kus lihtsalt üks suur jurakas saabas lihtsalt tallab meil vastu nägu. Nagu Orwellil, jaa. Kuulsal Orwellil. Tallab meil vastu nägu elu lõpuni. Et lihtsalt... Kui me laseme sel toimuda, eks ole, täpselt nii ongi, jaa. Ja tähendab, kõige tähtsam idee ongi see, et saada jälle uuesti rahvaks, kes on omavahel, hoiavad kokku. Hoiavad sidet ja vahendavad infot ja arutlevad omavahel asju ja saavad aru, et nemad ongi kõige kõrgem jõud, eks ole, kes lahendab kõik need küsimused ära. Usku iseendasse ja innustavad teineteist, mitte lihtsalt ei alanda teineteist ja ei tee teisi alla ja ei süüdista üksteist, vaid võtavad vastutust ja on nõus mugavustsoonist väljaspoole tulema. Ja nad suudavad aru saada, kes on kes ja millise erakonna näiteks taha minna ja milliseid inimesi toetada ja milliseid mitte. Kui me seda ei õpi ära, sest siis me ei saa mitte kunagi uuesti jälle selleks rahvaks, nagu me seda olime ja kunagi. Siis me lihtsalt hukkume, sest et kui me oleme kõrgem jõud, kui rahvas on kõrgem jõud, siis ta peab suutma vastutada kõige eest, mis siin Eestimaal toimub. Ja kui tõesti inimesed siin on pimedas ja külmas ja näljas, siis kelle süü see on, eks ole? Et me peame oskama tõepoolest küsida sealt vastutust nende käest, kes siis juhtideks on ja kui meil seda ei suuda teha, siis võtame nemad maha, paneme teised, kes suudavad vastutada, eks ole. Meil pole vaja niisuguseid juhte, kes ei vastuta mitte millegi eest, mis siin Eestimaal toimub. Või millised palgad on, kes kui palju raha saab. Täpselt nagu algul Eesti riik loodi, siis nad said väga väikest palka, said need riigikogulased, kes seal üleval olid. Väga väikest palka. Et ei trügiks sinna ainult inimesed, kes sinna ainult raha pärast tõepoolest lähevad, tahavad minna ja võitlevad selle eest, et sinna ülesse saada. Nii, kes siis rahvas on? Rahvas on inimeste kogu, kellel on juhid või siis ütleme oma president ja keda nad ise saavad ka valida. Praegu ei saa me kedagi valida sinna. Ei president ei saa valida, ei rahvahääletust, mida läbi viia, seda ka ei saa valida, mis oli isegi Nõukogude Eestis olemas. Nõukogude Eesti põhiseaduses näiteks. Väga paljud kummalised asjad on meil tekkinud siin. Ja kindlad eesmärgid ka, et mida me tahame siin elus saavutada, et kas me tahame olla ka niisugune rahvas, kellest teised võivad seal õppust võtta ja kellel on andekad inimesed ja me hakkame neid toetama. Praegu ei ole niiviisi, et me toetame neid andekad inimesi. Me ei tee vahet, aga me peame hakkama vahet tegema, sest et siis me saame ka endale lõpuks Nobeli preemia laureaadid ja nii edasi, kui me neid kõik toetame. Abistame aitajaid. Jah. Aitame aitajaid. Jah, aitame neid. Ja tõeliste tegudega. Nagu teised rahvad seda teevad. Nii. Nii vabaduse asemel, mis meil siis siiamaani valitseb.
näiteks igaüks võib meile telefoni peale helistada ükskõik kust kohast. Kuidas saab üldsegi meie privaatsust niiviisi häirida näiteks ja siis suruda peale mingeid oma asju. Et te peate seal vaktsiine tegema või midagi muud seal tegema. No meil tulid sõnumid ka veel kohale igale eestlasele, et... Ja, et mine ja tee vaktsiine ja hävita oma immuunsüsteem, eks ole, ära. No näiteks ma siin ostsin ma selle 1 eurosega uue kõnekaardi ja panin kõnekaardi sisse ja 10 minutit hiljem juba tuli kõne, et ostke meie ajakirja või meil on küsitlus või ma tean. Ja siiamaani veel käivad kogu aeg nagu Covidi ajal siin olid, eks ole, need samad kõned. Siiamaani nad kestavad kõik ja keegi ei vastuta sellest, et kuidas saab keegi võõras, eks ole, mulle pidevalt helistada. Siiamaani nad ikka püüavad vabadust vähendada, eks ole. Püüavad, ega see ei ole veel läbi, inimesed juba unustavad ära, et siuke asi juhtus või aga siiamaani see käib, et siiamaani nad ei ole ära lõpetanud veel. Absoluutselt mitte. Täpselt. Et peab hakkama inimese privaatsust ja vabadust austama, hindama, sellepärast, et ainult kui me ise eestlased vabad oleme, siis me suudame midagi teha. Aga kui me oleme üks orjakari, no mis meist siis kasu on üldsegi Eestimaale? Mitte midagi, eks ole. Et kui me tõepoolest mingeid tähtsaid ideid tahame saavutada siin ja tahame edeneda nagu üks tõeline rahvas, siis kui meil on õiged ideed, siis tuleme kokku kõik. Ja tõepoolest igalt poolt tuleme kokku ja nõuame, kas erakorralisi Riigikogu valimisi näiteks, mida Eesti Kodanike Erakond kunagi välja pakkus ja mida ka teised on välja pakkunud erakonnad juba, et muuta siis tõepoolest olukorda siin Eestimaal, kas või siis erakorraliste valimistega, kui muidu ei saa. Eks ole, ja ärme kardame niisuguseid asju, sellepärast, et rahval on õigus valida endale tõelised juhid ette otsa. Siis me saame midagi muuta Eestimaal, ennem mitte. No, vaadates praegust olukorda tundub, et see võib olla isegi parem valik, kui lihtsalt olla nõus sellega toimuvaga, et mis praegu toimub, et tundub, et see, mis praegu toimub, see ei ole kuigi rahva poolt ja tundub, et ikka sealt tuleb ikka päris palju surutakse meile peale, millega inimene väga nõus ei ole, aga meil võetakse ära valik ja lihtsalt surutakse meile teatud asjad peale, et... Ka külma ja nälja, eks ole, lõppude lõpuks. Mis mujal maailmas, isegi Ukrainas on võib-olla parem olukord. Nali naljaks, aga tõepoolest, kuna rahvas on seal harjunud sellega, et ta ei pea olema näljas, ta ei pea olema külmas, ta peab valgus olema ja nii edasi, aga meid kogu aeg surutakse allapoole. Ja lõpuks me oleme nii all, et me ei suudagi enam sinna ülesse tõusta. Mõtleme ka selle peale. No hea on ka see, et kui me oleksime valmis rasketeks aegadeks, et ma loodan, et kallid kuulajad, teil on olemas veevarud, teil on olemas toit, mis on toitev ja kasulik ja säilib kaua. Et mitte ainult nisujahu ja makarone ja suhkrut, et ikka midagi toitvat. Ja samas akupangad ja taskulambid, patareid. Et ja samuti jah, et olete valmis enda kindlust kaitsma, et olge valmis kindlustama oma kodu ja nagu tõesti aknad ja uksed tugevamaks teha ja et ei tea, mis võib tulla, et lihtsalt ärge lihtsalt
minge paanikasse ja haletsege, vaid julgege tegutseda. Ja kaitsta iseennast, oma tervist. Kaitske iseennast ja julgege kaitsta oma lähikogu. Ja hoiame kokku, sest meil on nii palju neid tülisid, nii palju, eriti veel oma perekondades ja igal pool ei õpime hindama oma lapsi, oma perekonda. See on üks viis, kuidas see on üks rünnakutest, mis meile osutatakse. Et meid pannakse üksteise vastu võitlema, et pööratakse ära tähelepanu, mis päriselt on toimumas, et hoiame kokku ja ärme toida üksteise tülisid, vaid suhtleme ja arutleme ja tsiviliseeritult, mitte lihtsalt ei hakka lähe üksteisele kõrile peale. Ja hakkame austama, tähendab eestlasi ka, sest et tihtipeale on niiviisi, et eestlane saab seal kuskil näiteks 4 euri seal tunnist, aga migrandid, kes on sisse tulnud, saavad siis palju rohkem, seal 6-7 euri. See kõik ju madaldab meie eestlaste nagu väärtust, eks ole, et me peame olema täpselt sama palju austatud nagu kõik teisedki inimesed siin. Aga meil püütakse ikkagi eestlast kuidagi alla suruda, sest et meie võimurid, kes siin on üleval, nad arvavad, et eestlane ei hakka kunagi vastu, tema ei tee midagi, ta ei julge vastu hakata, ta ei julge enda eest võidelda, eks ole, aga näiteks ma toon ka selle näite, et eesti keelt, kas me räägime igal pool? Ei, me ei räägi seda, eks ole, ja ometi on see põhiseaduses kirjas, et eesti keel peab olema igal pool. Kõik avalikudes kohtades ei tohi olla niiviisi, et seal räägitakse hoopis mingit muud keelt ja eestlane peab hakkama kas vene keelt jälle hakkama rääkima või siis seal mingit inglise keelt või midagi, aga niisugust asju ei tohi olla, et meid surutakse alla otseselt. Mul oleks huvi näha, kas kohast saaks leida siukse asja nagu graafika, kus on näha, kas eesti keele protsent läheb alla või püsib sama või läheb üles või et kas või keskmine, see, mis kõiki rahvas, mis Eestis on, kas nad räägivad järjest rohkem eesti keelt või järjest vähem eesti keelt, et kuhu poole see suundub. Et ja kui palju suur hulk neist eesti keelt räägib ja kui hästi. Üldse eestlasi jääb juba palju vähemaks siin kogu aeg ja töökohti neile ei jätku ja tähendab, kõik need asjad on väga ohtlikud meie Eestimaale. Äärmiselt ohtlikud, sest et kui eestlased veel jooksevad siit rohkem ära Soome või kuskile mujal, kus on paremad palgad ja nad kindlasti lähevad ära, kui siin palgad ei tõuse eestlaste jaoks. Ainult nende jaoks, kes siin on kuskil kaugelt siia sisse tulnud, nendele makstakse rohkem, eks ole. Et niisuguseid asju ei tohi olla ühel maal. Sest et eestlane ei saa ennast austada, eks ole. Eestlane, ma arvan, et hulgi eestlasi, nad ei teagi, mis see eestlaste väärtus on ja mis see eestlane olla on. Ja nad juhid, mis Eestis on, nad ei austa neid ja nad soovivad lihtsalt mujale minna ja näevad, et mujal on paremad palgad ja muru on rohelisem ja nii. Ja ongi rohelisem, eks ole, kui on paremad palgad. Ongi parem elu ju, eks ole, arusaadavalt, täpselt. Ja ühte asja ei tohiks ka unustada, mida ma võib-olla siin lõpuks mainiksin. Kindlasti seda, et kogu maailmas on praegu neid suuri juhte, kes siis tahaksid korporatiivide need omanikud, suurte korporatsioonide juhid. Sellepärast, et nüüd ei ole enam niisugust seadust, et firma ei tohi laieneda. Aga need korporatsioonid on siis kogu maailmas igal poole juured sisse ajanud ja nende käes on kõik rahad. Nemad pakuvad välja nüüd oma uut plaani, kus riike enam ei olekski, ei oleks juhte inimestel, ei oleks rahvaid, oleks kõik üks suur rahvas, üks suur usk,
üks suur, ühesõnaga segapudru. Hall mass. Jah, hall mass, väga hästi öeldud, hall mass täpselt, et me üksteisest ei erineks üldsegi, aga kuidas me siis seda oma kunsti ja oma kultuuri arendaksime ja just see, et me oleme eri rahvad ja et me oleme eri keeli räägime. Just see on see, mis meid arendab, sest nii, millist keelt me räägime, nii me mõtleme. Ja nii me võistleme üksteisega ja see võistlus on väga hea ja see ongi meid siin Euroopa kultuuri arendanud ja nii edasi. Just see on väga hea. Et me kõik oleme erinevad, ei ole vaja kõik hallmass. Erinevad ideed ja kõik. Jah, täpselt. Ja see on see pluss, mis on see kõige suurem pluss üleüldse. Ja austame loomulikult kõiki ja kõiki rahvaid ja kõiki keeli ja kõiki inimesi, kes räägivad seal oma rahvast. Jah, et ei püüa olla kellegist parem või kellegi teised moodi, vaid lihtsalt oleme, alguses avastame, kes me ise oleme, siis... Ja mida me saame teistele pakkuda, eks ole? Ja siis vaatame, kas me suudame ise ennast veel arendada kõrgemale potentsiaalile ja siis me võib-olla saame veel enamgi veel pakkuda. Just, aga see tähendab ühte asja, et me ei kadestaks enam üksteist, vaid tõepoolest julgeksime ütelda, et vaat tema on see meie üks kõige andekamaid. Ja toetame teda, sellepärast, et toetame teda, sest et tema läheb seal edasi. Ükskõik teadlane, kunstnik, kirjanik, austame teda selle eest, et ta teeb suurt ja rasket tööd ja püüab Eestit maailmas tutvustada oma töödega, mida ta teeb. Ärme kadestame teda, sest et tema on see, mis avab ka poliitikast, näiteks kui me oskame midagi väga head välja mõtelda, siis palun väga, teised saavad meie käest õppida. Kunagi, ma veel kord, ma olen mitu korda eestlastele ütelnud, et kunagi me olime number 1 maailmas, kui Eesti Demokraatlik Liit mõtles välja selle idee, et teeme rahvahääletuse, korjame 100 000 allkirja kokku, et kas jääda edasi Nõukogude Liitu või lahkume Nõukogude Liidust. Ja tõepoolest me korjasime selle 100 000 allkirja kokku, olime number 1 maailmas, kogu maailm näitas meid, teised hakkasid ka meie järgi seda tegema, kõigepealt oli see Leedu, siis oli Eesti ja siis oli Läti ja nii edasi ja siiamaani Putin ja putinistid siis nutavad seda, et miks siis Nõukogude Liit hävis kunagi, et nad tahaksid seda tagasi, aga ei, tähendab, las vene rahvas ise arendab oma kunsti ja kultuuri, nii edasi, las meie arendame oma kunsti ja oma kultuuri, arendame edasi ja nii iga rahvas, et ta seda saaks teha, aga mitte, et üks hall mass kõik. Ja nii me hävitaksime kogu inimkonna selle halli massiga. Kindlasti, eks ole? Absoluutselt. Jah, sest et siis pole ju huvi ka. Uusi ideid meil ei teki. Kui kõik on hall mass, siis keegi ei ole iseseisev, keegi ei suuda ise endast mõelda. Me lihtsalt oleme käpiknupud, me oleme nagu robotid siis. See on otseses mõttes. See hall mass ongi, võiks öelda, et ongi robotid. Täpselt. Ja juba praegult on suur hulk juba inimestest nagu robotid. Hommikul ärkavad kella peale üles, lähevad, teevad seda, mida kästakse. Täpselt. Ja neil ei tule ühtegi oma mõtet ka. Ei ole oma loomingut ei ole üldse. Et päevast päevad üks ja sama asi. Ja, sest et ta tunneb seda pressi, mis ülevalt poolt talle tuleb, et ta peab ainult käsku täitma ja muud mitte midagi. Et ta tohi ise midagi välja pakkuda. Ei tule selle pealegi, et nad võiks ise seisvalt midagi ette võtta. Ja ma nimetaksin võib-olla lõpetuseks veel, et kui, nagu Nietzsche ütles, kui inimkonnal puudub veel eesmärk, aga eesmärk ongi ju see, et me omavahel rahvastena võistleksime, et kes mida paremini oskab teistele välja pakkuda, et kuidas päästa loodust, eks ole? Ma arvan, et ei ole hea küll nagu olla kellegist parem, aga lihtsalt mõtleme uusi asju välja, uusi ideid, väga hea. Ise enda seest midagi, me võime saada inspiratsiooni kuskilt kellegi teise käest, aga ikkagi omaenda... Ja sest, et meil on oma keel, mida me peame, eks ole, arendame oma mõtlemisvõime tänu sellele keelele.
just nimelt, just keeled ongi need, mis meid eristavad, aga igal rahval on oma keel ja selle kaudu ta mõtleb oma mõtteid, eks ole. Me ei laena teiste käest, eks ole, midagi, me oma peadega mõtleme ja leiame lahendused. Ja Nietzsche ütles niiviisi, et nii kaua kui inimkonnal puudub veel eesmärk, kas ta ei puudu siis ka ise. Ja et me ei oleks üks suur kari, eks ole, nagu need suurte korporatsioonide juhid tahavad, eks ole. Lihtsalt ühte programmi, mis meile peale surutakse sealt kuskilt, eks ole. Ja sellega siis võib-olla... Ma sooviksin mainida veel mõnda asja, et kallid kuulajad, mis te arvate, kas te olete enda elus õnnelikud? Lasen teil mõelda selle üle mõne sekundi. Ja siis nüüd küsin teilt sükest asja, kas te on elus midagi, mis teile oma elus on meeldinud? Olete enda elus kogenud midagi, mis teile on meeldinud? Inspiratsiooni pakuks või olete naudinud, kas teil on ühtegi asja elus olnud, mis te on naudinud, pakkunud või meeldinud või nautinud? Et nüüd ma mõtlen, et küsiksin, et kui palju teil on elus olnud asju, mis teile ei meeldi ja ei ole naudinud, pakkunud ja hoopis vastupidi. Ja nüüd ma küsiksin teilt juba sükest asja, et kas te pigem keskendute sellele, et mis teil ei ole ja mis teil võiks olla või sellele, mis teil on ja kas te keskendute rohkem tänule või puudusele? Mõtlen, et suur õnne on inimesel olla tänulik, osutada tänu millegi üle, et ükskõik mille üle, et kui hommikul ärgata üles ja olla tänulik uue päeva eest või õhtul minna magama ja tänulik osutada üks tänu, ei pea mingi kellegi isiku poole see tänu olema, lihtsalt olla tänulik üleüldse, et midagi läks päevas hästi. Ja ma nimetaks just, et kui me kohtame mingit vaimustavat inimest ja ta räägib meile oma uutest ideedest ja kas ei ole suur õnn siis, eks ole, ja et me saame ka tema üle uhked olla, inimese üle, kellel on oma ideed, mismoodi siin elu muuta, sest et me oleme peaaegu hävitanud kogu maakera inimkonnana. Ma loodaksin väga näha selliseid inimesi Eestis ja ma loodan, et need tulevad esile. Et ma loodan, et osa teist kuulajatest võib saada üks suur juht ja sooviksin väga kohtuda teiega ja tunnustada teie antud väärtusi Eestimaale ja ülejäänud maailmale. Et püüame päästa kogu maailma, sellepärast, et kui me eestlastena suudame oma maad kaitsta, oma loodust kaitsta, oma õhku siin puhtamana hoida ja nii edasi, siis sellega me anname ju teistele ka häid ideid, eks ole? Ja. Oleme eeskujuks ja inspireerime teisi ja oleme üksteisele toeks. Suur tänu, et olite meiega ja näeme järgmises episoodis. Suur tänu!